Alustame siis vestlust Elinaga ja mul hakkas kummitama see, et sa töötad makroökoloogia töörühmas ja see makroökoloogia teema, et võib-olla räägiks, mida see tähendab, aga mul endal tekkis väikene vastuolu. No, ma olen ise fotograaf ja eriti putukaid meeldib mulle pildistada ja teen makrofotosid. Makro justkui tähendab, et midagi on väga väikest ja tuleb suurendada, et see endale ette saada, aga makroökoloogia vist on hoopis midagi vastupidist. Makroökoloogia tuleb ikka sõnast nagu makro, et nagu suur, et nii nagu sa ju väikese pildi ju suurendad väikesest suureks, eks see vist. Aga jah, et makroökoloogia on selline teadusharu, mis on tegelikult hästi noor ja tema uurib suuri skaalasid, tõeliselt suuri, sageli globaalseid ja vaatab, et kuidas protsessid toimuvad väga-väga suurtes skaalades, et mitte siin kohalikus koosluses, aga näiteks Euroopas või maailmas. Et kas meil troopikas on samasugused tegurid nagu näiteks parasvöötmes, kuidas on elurikkus jaotatud globaalselt, et see on makroökoloogia. Ja makroökoloogia on tegelikult noor on ta sellepärast, et sellised nagu meetodid, mida makroökoloogilisteks uuringuteks vaja on nagu kasutusele tulnud alles hiljuti, et alles nüüd on meil piisavad andmestikud, et me tõesti saame teha üldistusi üle terve maailma, näiteks ühesuguseid andmeid igalt poolt saada, et varasemalt, ütleme siin ökoloogia algusaegadel või eelmise sajandi alguses, et jäid sellised uurimused ikkagi just võimatuks seetõttu, et kellelgi ei olnudki sellist ülevaadet, et nüüd on näiteks üleüldised kliimaandmed, sa saad seostada suuri elurikkuse mustreid üle maailma, näiteks suurte kliimaandmetega või keskkonnatingimuste andmetega, satelliitidelt saadud andmetega, et see on makroökoloogia. Tore. Yeah. Aga läheme siis selle tänase teema juurde, inimene ja elurikkus. Sul on sellele oma vaatenurk, oma uurimistöö kaudu, aga võib-olla avaksid kõigepealt kuidas sa ise seda teemat näed ja ma saan aru, et sul on ka slaidid, mis aitavad meil natukene paremini mõista, et annan sõnajärje sulle edasi siis. Aitäh. Et jah, ma mõtlesin, et millest täna rääkida, et pärandkooslused, poollooduslikud kooslused teisisõnu on sellised kooslused, mis on tekkinud inimese abiga, inimese kaasabil ja inimese roll üleüldse maailma ökosüsteemide, eriti Euroopa ökosüsteemide kujundamisel on täiesti määratu. Et võib-olla ma tahakski nagu rõhutada seda osa ja näidata mõningaid selliseid aspekte, et kuidas inimene on läbi aegade siin Euroopa ja meie Eesti elurikkust mõjutanud ja mida see kaasa nagu toob ja mis see tulevikku näitab, et inimesed sageli alahindavad inimese kui sellise ökosüsteemi inseneri rolli üleüldse. Et ma olen hästi tihti kuulnud või näiteks loed kommentaariumitest kas või kliimamuutuste kohta, et kuidas, mis see väet inimene on ju nii väike, mis ta teha suudab, et loodus läheb ikka oma rada, et siis tegelikult on inimese roll olnud mõõtmatu meie ümbritseva looduse kujundamisel, et seda ma tahtsingi siin natuke välja tuua. Aga ma võib-olla alustan nagu päris algusest, et mitte niivõrd inimesest, mida me võib-olla teame rohkem, aga just sellest elurikkuse poolest. Et kõigepealt nagu oleks nagu definitsioonid ja sellised asjad paigas, et millest me räägime. Muuseas praegu käib selline dekaad, ehk siis elurikkuse aastakümme, millel on ühendatud rahvaste organisatsioonil seatud väga suured ambitsioonid aastaks 2020 peatada elurikkuse kadu, taastada 15% elupaikasid, mis on praegu halvas seisus või parandada elupaikade tingimusi ja nii edasi ja nii edasi. Tänaseks on selge, et neid selliseid ambitsioonikaid plaane ei õnnestu tegelikult täita, aga sellest hoolimata terve selle kümnend elurikkuse probleemidele nagu tähelepanu pöörata on hästi vajalik. Aga kui nüüd üldse elurikkusest rääkida, siis me peame kõigepealt
aru saama, et missugustest elurikkuse tasanditest me võib-olla alustame, et võib-olla sellest sõnast endast ka, et tegelikult ei ole sellist sõnaühendit nagu elurikkus väga kaua Eestis kasutatud, et see on ka uudissõna, et varem räägiti bioloogilisest mitmekesisusest. Just, et mul on ka siin kasutatud sõna mitmekesisus. Elurikkus ja bioloogiline mitmekesisus on ikkagi sünonüümid, et see elurikkus on lihtsalt nii ilus sõna ju. Jaa, see on nõus. Lihtsalt, et korra meelde tuleta, et kunagi räägiti samast asjast teiste nimedega, aga nüüd ma loodan, et nüüd on kõik harjunud seda sõna kasutama ja tegelikult ma arvan, et bioloogidele, suurele osale bioloogidele on see niivõrd juba kodune ja hea mõnus sõna, mida kasutada. Kas siin on ka mõni mittebioloog auditooriumis? Et kui teie kuulete sõna elurikkus, siis mis teil sellega seostub ka ikkagi midagi bioloogilise mitmekesisusega, ikka, eks ole, mitte. Jah, et ma arvan, et see on väga hea termin, et ja hea, kui ta juurduks palju. Aga eks me kasutame paralleelselt, et siin mul on näiteks sellist sõnaühendit taksonoomiline elurikkus, ma võin ka kasutada, aga see võib nii kõlanud nagu nii hästi. Aga ühesõnaga, elurikkust võib saada vaadata nagu mitmes skaalas ja ta eksisteerib väga mitmes skaalas. Et see, mida me võib-olla kõige tavalisemaks peame, ongi see, mida mul on siin kutsutud taksonoomiliseks mitmekesisuseks, et kui palju on liike kuskil näiteks Eestis, kui palju on taimeliike mingis kooslus, kui palju on selles pargis erinevaid puuliike, kui palju on tiigis erinevaid kalaliike, et see on selline, seda kutsutakse taksonoomiliseks elurikkuseks, taksonoomiline mitmekesisus, kõige tavalisem selline. Aga tegelikult ei maksa unustada, et iga indiviidiga käib kaasas oma geneetiline selline oma geneetiline koosseis, igal ühel on meist oma taust, me kõik näeme erinevad välja ja nii on geneetiline mitmekesisus üks väga oluline osa elurikkusest. Et selle tähtsust hakatakse aina enam praegu mõistma, selle tähtsust liikide, populatsioonide säilimisel, looduskaitsel, koosluste taastamisel, et võib-olla me paari sõnaga pärast saame sellest ka rääkida. Siis võib vaadata veel sellest aspektist elurikkust, et näiteks kui palju on meil erinevaid elupaikasid, et kui palju erinevaid, kui rikas on meie maastik, kui palju erinevaid keskkondi erinevatele liikidele meil leidub, eks ole. Kas meil on ainult ühte tüüpi elupaigad või on meil palju erinevaid elupaikasid, kus erinevad indiviidid, erinevad populatsioonid ja liigid saavad eksisteerida. Ja nüüd, kui nüüd eriti peeneks minna, siis on olemas veel sellised mitmekesisused nagu funktsionaalne mitmekesisus, mis siis näitab omakorda seda, et kui palju erinevaid tunnuseid on mingisuguses koosluses näiteks. Et see on üks osa elurikkusest, mida me tahame ka nagu kaitsta, et see on seotud mõneti geneetilise mitmekesisusega, aga ka üle liikide, et kui meil on koosluses näiteks liike, kes on erineva tundlikkusega või näiteks erineva kõrgusega, eks ole, kasvavad taimeliigid eri kõrgusega, on väikseid ja on suuremaid, siis on seal selle koosluse selline funktsionaalne mitmekesisus kõrguse osas suur. Kui seal on kõik ühekõrgused, siis on väike. See võib-olla ei ole nii hea näide, aga vahel on funktsionaalne mitmekesisus hea selliseks puhuks, kui on erinevad, nii nagu geneetiline mitmekesisus, kui on erinevad keskkonnategurid või mõned halvad tegurid, et siis erinevate tunnustega liigid vastavad neile erinevalt ja kõik ei ole nii tundlikud, ütleme, näiteks selle konkreetse teguri suhtes. Aga see on selline juba peen teema, mida nagu teaduskirjanduses rohkem kasutatakse, kui ütleme praktilises looduskaitses. Ja kõige viimaseks on veel olemas fülogeneetiline mitmekesisus ehk meie evolutsiooniline ajalugu, et mida võib ka panna igale liigile külge, et kui suurt osa evolutsioonipuust ta nagu see konkreetne kooslus kajastab, et kas selles koosluses on erinevaid kas klaade erinevatest evolutsiooni nii-öelda keerdkäikudest või kuuluvad kõik liigid ühte sugukonda, ühte hõimkonda, ühte perekonda, et mis on nagu siis
mõneti näitab seda, et kui suur selline evolutsiooniline pagas meil kaasas on, et kui me kaotame niisuguseid fülogeneetilisi klaade, näiteks mõne kauge ühest äärest nii-öelda nagu seal siin evolutsioonipuu, et kaotame ühe niisuguse klaadi ära, siis me tegelikult kaotame ära suure osa evolutsioonilisest potentsiaalist, kui ma nüüd üldse sain ennast arusaadavaks teha. Saan aru, et see on siis selline ajahetkel tehtud ütleme siis hinnang, et sellel ajahetkel on meil, saame vaadata nende olemasolevate liikide kaudu tagasi nii paljude esivanemate juurde, et teatud juhul võib siis niimoodi olla, et on küll võib-olla väga palju liike, aga nad kõik, kui me neid vaatame, et võib-olla on ühest eellasest pärit ja see mitmekeisus puudub meil. Just, ja siin mitte ainult me ei saa tagasi vaadata, vaid me saame vaadata ka tulevikku edasi, et võib juhtuda, et üks selline haru, mis on olnud väga edukas ajaloos ja on toonud meile tänaseks 10 liiki siia kooslusesse, et see sama haru muutuvate keskkonnatingimuste juures tulevikus ei osutu edukaks, vaid hoopis üks väike ja kauge, täna vähe esindatud, aga et just see evolutsioonipuu siuke laius on see, mis... Huvitav, kas inimese kohta keegi seda potentsiaali on uurinud, et kas inimene kui liik, et kui võtame, ma ei tea, 10 miljonit aastat hiljem, et kui suur potentsiaal meil on, et tegelikult saab meist võib-olla 20 erinevat liiki. Jah, see juba läheb inimese kui liigi sellise geneetilise tausta peale, et kui suur potentsiaal meil on nagu geneetiliselt eristuda, ja kas, ütleme, et liigi teke on selline protsess, et selleks peavad olema sageli mingisugused välised tegurid, näiteks üht tüüpi liigi teke on selline, kus geograafiline eraldatus tekitab erinevaid liike. Selleks peab olema mingisugune põhjus, küll aga me võime rääkida adaptatsioonist kui sellisest, et kas inimesel on nagu piisavalt geneetilist baasi, sellist meile talletatud baasi, et käia muutuvate tingimustega kaasas. Et kas meil on näiteks võimekust muuta või oma geenides sellist muutlikkust, et me suudame näiteks üle elada sellise suure, ütleme, suhkrusöömise, mida me teeme praegu. et sellised küsimused küll on jah. Aga need otse võib-olla selle fülogeneetilise mitmekesisuse kokku ei käi. Aga jah, et meie vaatame, kui me üldse räägime elurikkusest üldiselt, siis vaadatakse tavaliselt kas seda taksonoomilist ehk liikide arvu või siis ka geneetilist mitmekesisust aina rohkem. Aga see oli siis sissejuhatuseks elurikkuse poolest selles küsimuses või selles pealkirjas inimene ja elurikkus. Et ma ise olen uurinud, nagu siin sissejuhatuses on juttu olnud ja olen uurinud pärandkooslusi ja võib-olla ma võin sellest paar sõna rääkida, et miks see nagu elurikkuse seisukohalt oluline. See muidugi ongi üks iseenesest põnev teema ja võib-olla vastuoluline teema, et kui inimene, kes ei ole võib-olla taustalt bioloog või koosluste uurija, siis see pärandkoosluse asi iseenesest on võib-olla natukene kummaline, et kui pärandist räägitakse ikka midagi, mis on kuskil, ma ei tea, riiulis või paberi peal või kuskilt tuleb põlvkondadega mingit pärand kaasa ja siis räägitakse kooslustest. Kooslusi veel, jah, et see on ka enam-vähem aimatav, et me räägime mingisugusest kokku sobivast kollektiivist siis looduses, mis on jäänud kestma koosluse kujul, aga need kaks kokku panna tundub nagu sõnana kohati võib-olla veider või arusaamatu, et mis seal taga ikkagi on, mis see pärandkoosluse mõiste kui selline tähendab. Pärandkoosluse mõiste tuleb ikkagi sellest, et tegu on meile hoomatavas ajavahemikus siin viimased paar tuhat aastat olnud traditsioonilise maakasutuse nii-öelda näol abil tekkinud kooslustega. Et ma lipsan sellest slaidist üle, aga kui ma näitan, kui te vaatate näiteks siin, mis meil oleks Euroopas ilma inimesteta, siis meil oleks, nagu te võib-olla mäletate, me asume metsavööndis, et tegelikult ilma inimeseta oleks meil suuremalt jaolt mets.
Euroopas. Aga nüüd eriti siin ja ütleme Kesk- ja Lääne-Euroopas pärandkooslus tulebki nüüd sellest, et inimese mõju juba tegelikult alates sellest ajast, kui alustati põllumajandusega, ütleme kuskil isegi kuni 7000 aastat tagasi algelise põllumajandusega, inimene on seda metsakooslust aina eemaldanud meie Euroopast ja vastutasuks oma sellise, või ei saa öelda vastutasuks, aga oma tegevuse tulemusena tekitanud sellised kooslused, mida me täna kutsume pärandkooslusteks. Et need on, kui me vaatame... Nagu oleks andnud, eelmised põlvkonnad on teatud kooslused, mis nad on ise oma tegevusega tekitanud, on pärandanud edasi. On pärandanud meile, just nimelt. Meile. Ja pärandkooslused on selles osas tõesti... Nad on tõesti vanad, et kui me vaatame mõnda meie niidukooslust, ütleme pärandkooslused on enamasti siis niidukooslused, avatud kooslused, mitte siis mets võeti siis Iidamaal ajal juba maha ja asendati see kas niidetava või karjatatava või mõne põllualaga. Et kui me vaatame neid tänaseid säilinud niite, siis nad on tõeliselt vanad. Nad võivad olla mitmeid tuhandeid aastaid ühtemoodi hooldatud kuni siiamaani. Et sellepärast on nad pärandkooslused. Aga see muidugi on just võib-olla nendele, kes ei ole selle kontseptsiooniga nii tuttavad, tekitab ikka küsimusi, et kui me nüüd räägime nagu looduskaitsest ja väärtustest, et siis ikka küsitakse mult alatihti, et miks me siis neid pärandkooslusi tahame hoida või miks me neid väärtustame, kui tegelikult on nad ju inimese tehtud, inimese abil tekkinud ja äkki me peaks hoopiski nagu rõhuma rohkem sellele metsale, mis nagu on päris Euroopa nii-öelda päris kooslus. Et siis see on muidugi selline küsimus, et mis on nagu igati mõistetav küsimus. Aga selleks, et seda mõista, et miks me pärandkooslusi hindame täna, või just neid poollooduslikke kooslusi teisi sõnaga, tulebki vaadata selle pilguga, et juba sellest ajast saadik, kui jää meie aladelt taganes või ütleme Euroopast ja kuni üsna pea ei läinudki kaua aega, ütleme sellised metsad, nagu siin selle potentsiaalse pildi peal on, ei jõudnudki tegelikkuses nagu välja kujuneda, vaid inimene hakkas juba üsna kiiresti Euroopa maastikke muutma. Et tegelikult selliseid ürgseid metsi, kus maksimaalne elurikkus on saanud kujuneda, Euroopa aladele nagu ei olegi kujunenud. Nad on, Euroopa elurikkus ongi kujunenud pärast ja aegselt koos inimesega. Et meil tegelikult ei olegi sellist nagu päris unistuste ürgmetsa, kuhu me saaksime tagasi minna, sest seda ei olegi kunagi olnud. Et üks asi on, et mis meil on potentsiaalselt klimaatiliste tingimuste juures võiks olla, aga teine asi on see, et mis meil reaalsuses ajaloos on olnud ja need on ikkagi koos inimesega kujunenud maastikud. Praegu me näeme siis pigem laiguti seda potentsiaali, et on teatud kohtades see mets, mis võiks olla, aga suuremas osas on ikkagi peale jääaega siis arenenud inimese mõjul. Et Euroopa on olnud metsasem ja on olnud vähem metsasem, aga ütleme sellist nagu oma potentsiaali, nagu ma siin näitasin, ta sellisena ei olegi nagu saavutanud. Et mis ma hinnanguliselt võib-olla 0,2% ütleme sellisest potentsiaalsetest metsaaladest on võib-olla säilinud sellise ürgmetsana Euroopas. Ja. See on hästi vähe. Seda on väga vähe. Et tegelikult meie metsad täna on ka mõjutustega kujunenud metsad, eks ole, juba läbi aastasadade, läbi aastatuhandete. Siin on üks uurimus, mille on teinud Triin Veitalu saarlane, avaldas selle ühes ajakirjas Journal of Biogeography ja tema kogus kokku kõik Eesti aladelt tehtud tolmutera uuringud
Eesti soodes tehtud tolmutera uuringud ja seostas metsade, Eesti alal olevate metsade liigilist koosseisu läbi aja, kliima ja inimmõjuga. Ja siin on, tulebki, et siin on aastad või perioodid kuni 5000 aastat tagasi, 4000 aastat tagasi, 3000 aastat tagasi, 2000 aastat tagasi ja nii edasi, kuni tänapäevani välja. Ja siin üks joon näitab kliima osakaalu selles, kui palju või milline on metsade koosseis, ehk siis kui palju kirjeldab kliima ära meie Eesti metsade koosseisust ja kui palju kirjeldab inimmõju. Ja ta leidis, et see inimmõju, mis on siin nagu need ristikesed, see joon, et inimmõju hakkas ületama nagu kliimamõju meie metsade koosseisule juba 3000 kuni 4000 aastat tagasi. Ehk siis kooslustesse, meie metsadesse, toona olevatesse metsadesse ilmusid need liigid, need metsaliigid, kes nagu kannatasid inimesed lähedust ja kadusid need, kes mitte nagu hakkama ei saanud selle metsa häiringuga ja sellise tegevusega. Nii et see on, et ka meie metsad on mõneti nagu pärandkooslused. Nii et tahtsin veel näidata sellist slaidi, mis on üleüldse terve Euroopa kohta ja tegelikult seletabki nagu hästi ära, et miks me pärandkooslusi kaitsta tahame ja miks me neid oluliseks täna peame, on see, et nendega on seotud suur osa meie elurikkusest. Et siin on üks näide taimedest seal slaidi peal ja selle alumised numbrid siin 1 kuni 9 peegeldavad taimede valgusnõudlikkust. Kui see number on 9, siis ta on väga valgusnõudlik, ta kasvab ainult väga madalas rohustus, nagu pideva sellise päikese käes, põõsa alla ka ei lähe, ka kõrgemate taimede varju ei lähe. Ja kui see number on, ütleme, 2 või 3, siis nad kasvavad tõeliselt hämarates tingimustes. Et nad taluvad ka väga hämaraid tingimusi, kasvavad näiteks kuusemetsa all. Ütleme, need number 2 ja 3 all on näiteks jänesekapsas. Aga ja laias laastus, ütleme, eks siin on vahepeal igasuguseid teisi liike ka, aga laias laastus saab jaotada nad varjutaluvateks ja valgusnõudlikeks, ehk siis näiteks metsaliikideks, metsa alustaimestikuliikideks ja niiduliikideks. Ja see tulba kõrgus näitab, et kui palju selliseid liike Euroopas on. Et selliseid liike, mis on tõeliselt valgusnõudlikud, on palju rohkem kui sellised, mis on varjutaluvad. Et see tegelikult näitabki seda, et kuidas meie taimkatte Euroopas on kujunenud, et see valgusrikaste koosluste, mis on siis inimese abil tekkinud niidukooslused, nende pindala on suur, sinna on kogunenud palju liike, nad on olulised. Aga kui nüüd inimene oma tegevusega on nende metsaliikide olemasolu nagu teinud raskeks ja on uued liigid inimmõju tekkega piirkondades, et kus need liigid pärandkooslustesse üldse on saabunud või? Et kas inimene on nad siis kuskilt looduslikest niitudest toonud, kuigi see küsimus tekib mul kohe, et kus need liigid pärita, mis nüüd selles inimtekkelises maastikus on nii domineerivad? Just, ma ennetasin su küsimust ja tegin ühe slaidi. Ma proovisin oma slaididega ennetada sinu küsimusi natukene, aga mu järjekord ei ole õigeks. Siin on üks pilt, see on nüüd Euraasia siin peal, et see roosa selline piirkond on Euraasia stepivöö nii-öelda. Ja see on piirkond, kus looduslik kooslus, see, mis on
seal läbi aegade olnud, ei ole mitte siis mets nagu meil või selline kooslus, mis seal klimaatiliste tingimuste tõttu oleks, vaid ongi rohumaa ehk stepp, erinevad stepi sellised seal on ka palju erinevaid, see on suur ala, eks ole, palju erinevaid tüüpe on, liigirikkad, liigivaesed, kuivemad, niiskemad, metsasemad, vähem metsasemad, mägisemad, mittemägised, aga nii on küll, et meie niitudele tõenäoliselt siin on üks stepp Mongooliast, seal ikkagi endiselt on üsna traditsiooniline see värk. Et võib-olla on üsna tõenäoline see, et Euroopa nii-öelda pärast ja järgselt, kuna ta on olnud nii suure inimmõju all, need looduskooslused on kujunenud ka inimese abiga, siis on üsna tõenäoline, et inimene, aga võib-olla ka näiteks rändlinnud, on olnud väga-väga oluliseks nii-öelda leviku vektoriks ka nendele taimedele, näiteks kui me räägime taimedest, kes on üldse Euroopa aladele jõudnud. See on üks joonis siin, kus on ära toodud 2 võistlevat hüpoteesi selle kohta, et kuidas on toimunud põllupidajate siis nii-öelda põllumajanduslike inimeste tulek Euroopa aladele, et nende inimeste tulek, kes tegelesid põllumajandusega. Ja see piirkond, kus algselt ütleme, sündisid esimesed põllumajanduslikud tegevused, on just siin, ütleme, Kesk-Aasia, Kagu-Euroopa, ütleme, kuidas me seda piirkonda siin kutsume. Ja siis, ütleme, stepi hüpotees ongi see, et siit pärit inimesed asustasid Euroopa alad, ütleme, kuskil 5000-6000 aastat tagasi ja tõid oma üsna intensiivse põllupidamise kaasa. Ja on üsna tõenäoline, et koos oma rahvaste rändega tõid nad kaasa ka suure hulga liike ja lõid nendele tingimused ja võib-olla need liigid kasutasid sama rada. Muidugi võib-olla sina tead paremini, võib-olla ka palju rändlinde käib stepialadel näiteks sealt läbi ja toob liike. Aga muidugi mitte kõik Euroopa liigid ei ole stepialade liigid. Meil on ikka maailma, see pilt on väga keeruline ja levimisteed on väga keerulised ja meil on ikkagi igasuguseid liike. Et siin on jälle üks näide lihtsalt sellisest liigist, mis tõepoolest on oma levilaga, kui te nüüd näete siin natukene, et siin on meil Eesti, see on Skandinaavia ja see on siis Aasia, ütleme, Kesk-Aasiast siin Siberini välja, Lõuna-Venemaa ja siin on Euroopa, Hispaania ja Vahemeremaad siin. Et ühesõnaga, ja see on liigi leviala, et siin ta põhiliselt levib, aga näete, nipet-näpet on siin seal sobivates kohtades ka Euroopas. Aga muidugi hästi palju liike on sellised, mille levila üks nukakene on näiteks siin, aga mis on levinud üle terve Euroopa. Võib-olla näitan. Panin erinevaid. Et tõenäoliselt mille sellised evolutsioonikeskmed on siin just siin Vahemeremaades ja siin. Nii et see nii lihtne ei ole, et kõik on stepist tulnud, neid liike, mis esinevad pigem stepis ja on jõudnud siia, on Eesti flooras suhteliselt vähe, aga ja palju on sellised liike, mida just nimelt, et mis näevadki sellised välja, et nad on otsapidi siin, aga enamus Euroopas levinud. See rändlindude hüpotees, see iseenesest, ma ei ole muidugi lugenud sellist tööd, et kus oleks
seda analüüsitud, aga kui Eesti, ütleme üldse Euroopa rändlindusid mõelda, nende peale mõelda, et suurem osa ikkagi käib Aafrika vahet ja üsna väikene osa, kes Aasias talvitab, mõned ongi mingid viimaste aastakümnete liigid, kes on laiendanud oma levilat, väike käosulane ja mõned liigid veel, mis nagu selgelt on seal Indias talvituvad, aga ma arvan, et isegi kui rändlinnud oleks nüüd taimestiku aitavad kaasa levikule, et mitte siis päris sealt, kus nad talvituvad, vaid pigem ikkagi võib-olla need Lõuna-Euroopa piirkonnad, et lihtsalt nii kaugelt tulles võib-olla ei ole suurt tõenäolist, et need seemned neil seal kuskil sulestikus kaasa tuleks. Eks see liikide levi ongi väga keeruline ja eks see käib niimoodi sammu haaval, et selliseid katkestunud areaaliga liike on vähe, et kes on siin enamuses levinud ja siis äkit see on paar tükki, siin paar näidet siin oli, eks ole, sellised, et enamus on levinud siin ja siis kuidagi mingid imekombel on levinud ka siia, et neid on muidugi vähe, et üsna klassikaline muster siin Euroopa liikidega asustamisel on ikkagi olnud see, et on olnud jääaja refuugiumid, mis on olnud siin suurte nende poolsaarte, Pürenee poolsaare ja siis üldse siin Vahemere ääres on olnud refuugiumid, kus liigid on jääaja saanud üle elada ja siis nad on tasapisi hakanud siit tagasi koloniseerima. Ja tõenäoliselt nendes refuugiumites ka elasid üle pigem niiduliigid selle aja kui metsaliigid, et need tingimused seal olid pigem sobilikud selliste avatud koosluste jaoks. Et see on ka üks põhjus, miks meil on niiduliike rohkem, eks ole, et metsaliigid neil on olnud raske läbi aegade ennast jätkusuutlikult säilitada. Eestis pärandkooslustena põhiliselt teatakse ilmselt puisniite ja looniite. Aga kui me võrdleme nüüd muu Euroopaga, kas mujal Euroopas on veel teisi pärandkoosluse tüüpe või on see, võime laiendada sellist skeemi nagu terve Euroopa peale? Jah, Eestis isegi ütleks, et tooks veel 2 tüüpi juurde, on luhaniidud ehk lamminiidud ja rannaniidud, et niisugust 4 suurt tüüpi pärandkooslusi, siis jah, Eesti on sellises harukordses situatsioonis, et meil on kummaliste igasuguste ajalooliste vigurite ja kokkusattumuste tagajärjel säilinud vaata, et kõige rohkem kõiki tüüpe poollooduslikke kooslusi üldse Euroopas. Et meie pindala on küll väike, aga näiteks on meil kõige rohkem luhaniite. Kuigi meil ei ole suuri jõgesid, nagu näiteks Kesk-Euroopas, kus ometigi on suured jõed, aga kuna need suured jõed on kõik õnnestunud suruda oma kallaste vahele ja nende kaldad, kunagised suured luhaalad on edukalt kasutusele võetud, siis Eestis on mõned suured luhakuivendusprojektid ebaõnnestunud või ei ole neid jõutud käivitada nõukogude ajal. Ja selle tõttu ongi meil näiteks kõige rohkem luhaalasid Euroopas. Meil on ka kõige rohkem puisniite Euroopas, et jällegi kummalisel moel on niimoodi juhtunud, et puisniit, siin oli üks joonis selle kohta vist, ei ole, mul oli ka Euroopa puisniitude levik, aga põhimõtteliselt Euroopa kogu Läänemere piirkond, Saksamaast läbi Poola, Baltimaad, Rootsi, Soome, kuni Hollandini välja, madalmaades isegi võib-olla vähem, aga olid kõik puisniidud, suured pindalad, puiskarjamaid, puisniite, vähem või rohkem avatud niite. Nüüd on see kõik muutunud ja meie väikene kogus puisniite, meil täna on järel 650 hektarit puisniite Eestis kunagisest 850 000 hektarist. Et see on ikkagi endiselt oleme esirinnas Euroopas.
puisniit vist on, mul on jäänud selline tunne, et see on selline laisa inimese rohumaa, et kõiki puid ei viitsita maha võtta või sellega tegeletakse. Või tähendab, et lastakse loomadel siis nagu metsa minna ja loomad hoolitsevad selle eest, et tekiks midagi niidulaadset. See on puiskarjamaa, millest jah, et see on laisa inimese karjamaa võib tõesti, et lased loomad metsa ja siis nad neid vaikselt hõrendavad seda metsa seal. Aga puisniit on olnud ikkagi selline, ütlen, kas on ka pilt puisniidust, et puisniidu hooldamiseks on ajalooliselt olnud sellised vanamehed vikatiga, aga puisniit, ma arvan, et ta kandis mitut otstarvet endas. Et ühest küljest see hõredate puude olemasolu niidul tagas selle, et seal oli produktiivsus ehk parem, rohu produktiivsus oli pisut parem, niiskustingimused säilisid võib-olla natukene paremini, see kerge vari siin-seal tegi koosluse selliseks mitmekesisemaks, ei lasknud selle nii ära kõrbeda näiteks suvel, eks ole. Ja teiseks võimaldas ta Eestis mitte nii väga, aga Rootsis näiteks kasutati neid puid väga hoolsalt lehisvihtade kogumiseks, et Eestis oli see dünaamika natuke teine, et kui Rootsis nagu tegeleti selle pruunimisega, mis eesti keeles võib olla, et oksi lõigati nagu olemasoleva puu küljest ära, tehti siukseks, umbes nagu meil praegu tänavatel pärnadega tehakse. Aga et noored võõrsed lõigati järjest küljest ära, siis Eestis võeti puu tervenisti maha ja siis lõigati kännuvõsudest lehisvihtasid tehti. Et nad ikkagi kasutasid neid allakukkuvaid oksi, seda kõike ilmselt kütteks ja proovisid nagu võtta multifunktsionaalselt seda niitu. Et kui tal puid ei ole, siis ta nagu vähem panustab kui koos puudega. Ma arvan, et selles oli asi. Nojah, see intensiivne põllumajandus, et see ilmselt ongi nõudnud, et alad oleks täiesti ühesugused, et on lihtne suure masinaga peale sõita ja hästi ruttu kogu see kraam sealt ära koristada, et sellised puisniidud ilmselt ei teeks seda asja lihtsaks, vaid peab manööverdama puude vahel. Kui rääkida pärandkoosluste hävimisest ja ütleme traditsiooniline maastik, mis oligi väga mitmekesine ja väga, ütleme, seal olid erinevad tüüpi, iga talu juures olid erinevad tüüpi kooslused, olid seda tüüpi puisniidud, oli see karjamaa, mida karjatati, oli koht, mida niideti, oli koht, mida künti, neid vahetati. Et terve see väike mosaiikne maastik oli soodustas väga elurikkust, eks ole. Puisniidud tõenäoliselt olid esimesed, mis nagu maakasutuse muutuse puhul, kui keegi enam vikatiga niitmas ei käinud, esimesena likvideeriti, et sellepärast on puisniitude olukord maailmas Euroopas väga kehv, et kui me siin räägime maastiku muutustest, siis ma ütlen, Euroopas võibki vaadata nagu seda ajalugu laiast laastus nagu kaks suurt sündmust on toimunud, et üks on see, kui inimene algselt tuli ja asus seda looduslikku maastikku ümber transformeerima oma käe järgi, ehk siis selliseks pärandmaastikuks, mida me täna kutsume. Ja teine suur sündmus toimuski nüüd, ütleme, 100 aastat tagasi ja toimub kuni praeguseni, kus see sama pärandmaastik täielikult transformeerub ümber intensiivmajanduse maastikuks. Ja see on suuremalt jaolt Euroopas juhtunud. Meil on olnud siin õnne mõned pärandmaastiku elemendid veel säilitada, aga see on vähene. Mul on üks selline slaid näidata veel, et võib-olla et rõhutada seda pärandkoosluste nagu niisugust üleüldist näidata, et mis nad nagu on. Punktid sõitsid juba üles ära. Et see on selline joonis, mille on avaldanud siin meie töörühma juht Meelis Pärtel koos kaasautoritega paar aastat tagasi. Nemad tegid niisuguse üsna kavala töö, et nad vaatasid erinevatel skaaladel, et kui suur on maksimaalne liigirikkus erinevatel skaaladel. Alates 1x1 sentimeetrist, päris pisikene, eks ole.
taimede liigirikkus siis kuni 5 korda 5 sentimeetrit, 10 korda 10, 20 korda 20, meeter korda meeter ja kuni hektarini välja või 10 hektarini välja. Ja ma ei tea, võib-olla kas te näete hästi, aga siin on 2 värvi täpikesed. On niisugused kollased täpikesed ja on rohelised täpikesed. Siin all on siis pindala, siin on 10 hektarit ja siin on siis see 1 korda 1 sentimeeter, eks ole. Ja siin on, kui palju siis kuskil maailma otsas on sellelt pindalalt üldse leitud liike, taimeliike. Ja need 2 sorti täpikesed esindavad ainult 2 suures mastaabis, ainult 2 elupaiga tüüpi. Ühed on parasvöötmeniidud ja teised on troopilised vihmametsad. Et kõik me teame, et troopilised vihmametsad on ju liigirikkad, eks ole, elurikkad. Ja see ongi nii, ja nad ongi nii. Nad on tõeliselt elurikkad, seal on tõeliselt palju liike. Aga ainult siis, kui me vaatame suuri skaalasid, kui me tahame vaadata väikeseid skaalasid, kui me tahame teada, kui palju kasvab pisikesi liike väikesel pindalal, siis me peame just pöörduma parasvöötmeniitude poole ja need on maailma liigirikkuse hoidjad. Aga mis need mehhanismid seal taga võivad olla, et see niimoodi on? Et miks on parasvöötmeniidud liigirikkad või miks nad on võrreldavad vihmametsadega? Miks on parasvöötmeniitudel just, et väiksel alal on suur liigirikkus ja miks troopilise vihmametsa väiksel alal me seda liigirikkust ei näe? Et no siin tuleb ilmselt mängu väga suured ja vanad evolutsioonilised tegurid ja koosluste nii-öelda häirituse majandamise ajalugu. Et puisniitude, troopiliste vihmametsade liigid on suured, need on valdavalt puud või epifüüdid, eks ole. Ja neid ei ole pidevalt häiritud karjatamise ja niitmise poolt, nii nagu parasvöötmeniitusid. Kui me vaatame, mis tegelikult on, mis toimub ühel hooldataval niidul, siis seal toimub pidev häiring. Kõik, kes seal kasvavad, need süüakse kohe ära. Ja kui sa seal üldse kasvada tahad, sa pead olema väga vastupidav sellele ärasöömisele, sa pead ennast suutma, näiteks sa pead väga väiksena suutma ennast enda elutsükli läbida, õitsema ja kasvama pidevalt selles ohus, et sind eemaldatakse, su pool sinust niidetakse maha, siis ei ole mõtet ikkagi puuks kasvada, ei jõua eriti kaugele. Et siis tasub olla rohtaim, tasub olla vastupidav ja nii ongi, et see häiring, see pidev selline ärasöömise oht, niitmise oht, et see ongi tekitanud sellise hästi tiheda taimestiku, kus siis iga liik püüab nii nagu suudab ennast teiste vahele mahutada, ära peita, riske hajutada, et ilmselt on see taust. Pluss veel muidugi, seal on veel palju erinevaid suuri. Mul hakkas mõte käima Aafrika suuna peale, et kas Aafrika savannid on, seal on hästi palju rohusööjaid, et kas seal on see rohumaade põhjuseks, on need rohusööjad ja kas seal me näeme ka sellist mustrit, et väiksel lapil on palju liike, kas seda tead kommenteerida? Jah, need ei ole nii liigirikkad kui siin meil, sest et see rohusööjate see häiring ei ole tõenäoliselt nii suur, et seal on rohumaad ikkagi klimaatiliste tingimuste tõttu tõenäoliselt, et nad ei ole, nad on selles, nii nagu stepis ka, et see ongi see kooslus, mis seal üldiselt klimaatiliste tingimuste tõttu on, et ta ei ole puudele sobilik piirkond. Seal on pikad kuivaperioodid. Pikad kuivaperioodid, sa pead olema mingite tunnustega olema näiteks, et üldse see üle elada, eks ole. Et ja nad ei ole nii liigirikkad, seal on ikkagi pigem nagu sellised üsna kindel sats liike, mis seal on. See on küll huvitav teema ja mul praegu päris head vastust nagu ei ole, et kui palju nagu, et näiteks, et miks nad ei ole nii liigirikkad, kui
kui meie niidud siin. Et seal võib olla üks või häiringu suurus või ütleme niitmise või karjatamise tugevus ei ole seal nii suur, nagu meil on siin parasvöötmeniitudel, aga teisest küljest on nad jällegi suurtel pindaladel ja seal on ka liigitekke tsentrumid, et ma ei oska öelda praegu, et ma ei tea. Aga jah, okei, see on jah huvitav teema, aga tuleks korra Eesti juurde siis tagasi ja mõtleks selle looduskaitselise poole peale ka, et just selline veidi intrigeeriv küsimus, et miks või kas meil on mõtet neid pärandkooslusi nii endasti säilitada, kui me näeme tegelikult surve on ju väga suur selle intensiivpõllumajanduse poole pealt ja samas võib-olla lihtsam oleks säilitada just neid looduslikke kooslusi nagu metsad ja metsaalasid, sest tegelikult pärandkoosluse säilitamine, see tähendab, et peab kunstlikult tekitama ka inimtegevuse, et kui me räägime loodusliku koosluse säilitamisest, siis põhimõtteliselt piirad inimese juurdepääsu ja asi ongi säilitatud. Aga kui me pärandkooslust tahame säilitada, siis meil ei piisa lihtsalt sellest, et me eraldame selle ala, kui me selle ala lihtsalt eraldame, ei lase inimtegevust peale, siis temast saabki see looduslik kooslus. Aga et me peame lisaks loodusele säilitama ka mingi pärandtegevuse, mida võib-olla me praegu tegelikult inimesed enam üldse ei taha, et keegi ei käi pikatiga seal puude vahel niitmas, et see tundub kohati võib-olla väga, väga punnitatud, kui me näeme, kuhu see inimtegevus suundub, et me peame leidma ka need inimesed, kes on valmis seda pärand elustiili jätkama, kes ei... Keda me ei leia. Mis on selle pärandkoosluste säilitamise tulevik, kas on lootust, et praegu ma näen, et jõupingutusi tehakse, aga kui me võtame nii ratsionaalselt, et kas on lootust ja mõtet? Küsimus on mõttekas, sest tõepoolest pärandkoosluste säilitamine on erakordselt raske. Ikkagi ta nõuab täna täiesti teistsugust nagu maakäitlemist, kui me tegelikult tahaksime, eks ole. Tegelikult tahaks adra sisse lüüa ja väetist peale panna ja oleks väga vinks-vanks. Aga tegelikult tekib siin nagu selline küsimus, et kas me üldse tahame elurikkust säilitada. Ja kui palju me oleme nõus üldse nii-öelda panustama selleks, et elurikkust säilitada. Et tegelikult siin vastus sellele on lihtne, jah, me tahame elurikkust säilitada, sest see on meile vajalik. Näiteks kindlasti te olete kuulnud kõik sellist koledat, üsna ebaõnnestunud terminit eesti keeles nagu ökosüsteemi teenused. Ja kui me räägime ökosüsteemi teenustest, näiteks kõige klassikalisem selline ökosüsteemi teenuse näide on tolmeldamine, eks ole. Tolmeldamine, ökosüsteemi teenus on siis selline teenus, mida loodus pakub inimesele, nii-öelda inimese heaolu tarbeks, panustab sellesse, et meie saaksime oma elu ka jätkusuutlikult või hästi ära elada, ütleme selline võtmise temaatika, et oma teenustega. Et pärandkooslused üleüldse selline traditsiooniline maastik, mis Euroopas on kujunenud, on suure osa meie üsna iseenesest mõistetavate ökosüsteemi teenuste pakkuja. Et täna me elame mõneti nagu võlgu nende samade teenuste poolest kunagisele suurele pärandkoosluste pindalale. Kui me kõik näiteks üles künname ja muudame põllumaaks ja mis ei ole põllumaa, see on linn, siis tegelikult nende põllumaade tolmeldamiseks, kui seal kasvatatakse mõnda tolmeldamist vajavat kultuuri, siis nende tolmeldamiseks ütleme, tolmeldajate elupaigaks neid ei ole lihtsalt. Et tolmeldajate elupaiku ei ole, kui meil ei ole maastikus selliseid kohti, kus need pärandkoosluste liigid saaksid olla, niiduliigid, õitsvad,
kus oleksid mõned säilinud avatud laigukesed. Kui neid maastikus ei ole, siis meil puudub see võimalus seda ökosüsteemi teenust üldse võtta. Hiinas tegelikult on selliseid piirkondi, kus on kadunud kõik sobivad elupaigad tolmeldajatele. No, hiinlased on oma apsudega üsna tuntud, see oli see varblaste ise tolmentavad, see varblaste teema, et kui nad varblased ära hävitasid ja siis hakkas jama igasuguste. Et see on nagu, selles suhtes on see väga kompleksne küsimus, et seda kutsutakse ka biodiversiteedi paradoksiks. Et biodiversiteedi paradoks on selline nähtus, selline paradoks, et meil on Euroopas näiteks piirkondi, kus tõesti on väga kehv, ütleme, kõik vanad poollooduslikud kooslused on hävinud, aga inimestega ei ole nagu midagi juhtunud, et kõik elavad täitsa hästi ja tarbivad ja on rõõsad ja saavad süüa ja no võtame Hollandi näiteks, eks ole, kus tõesti pole looduslikke kooslusi väga vähe, aga ometi nagu inimeste elukvaliteedile see ei ole negatiivset mõju omanud. Et seetõttu on ta nagu justkui paradoks. Aga siinkohal tuleb mõista seda, et me tegelikult seda sama paradoksi ei ole, sest et me võtame nagu võlgu teistelt piirkondadelt ja võtame võlgu sellelt ajaloolt, mis meil on olnud, et kõik see natuke võtab aega, enne kui ütleme katastroofilised ökosüsteemid ja niimoodi kollapsid on võimalikud juhtuma. Et see, et Euroopas on säilinud nii-öelda süsteeme, kus elurikkus on säilinud, siis see tagab ka üldiselt võimekuse nagu neid teenuseid tarbida. Mul jäi meelde see mosaiiksuse teema, et see, nagu sa rääkisid, et enne vanasti oli talupidajal, oligi, et ühest oma maanurgast sai ühte looduse produkti, teisest kohast teist, et tänapäeval me näeme, et on ikkagi suurte pindade majandamine, käib suured ettevõtted, teevad seda, et ilmselt see ongi nüüd ka võti, või mitte võti, aga üks põhjus, miks need asjad niimoodi lähevad, et asjad ongi läinud väga suurtesse mõõtmetesse ja seda mosaiiksust me ei näe ja see mosaiiksus just olekski pakkunud selle elurikkuse kasvulava ja seda nüüd enam ei olegi. Just. Et seda kutsutakse maastike homogeniseerumiseks näiteks või elupaikade ühtlustumiseks, et meil jääb puudu sellisest mitmekesisusest. Ja see ongi halb. Ja nii ongi, et need trendid on halvad ja elupaikade kadu ongi praegu hetkel kõige drastilisem, kõige mõjukam konkreetselt liikide väljasuremisega seotud tegur. Et elupaikade kadu on sõna otseses mõttes viib liikide väljasuremiseni meil siin Euroopas, aga ka üle maailma igal pool mujal. Ilmselt me peame ootama, kuni fossiilsed kütused otsa saavad, siis hakkavad kõik oma kodukoha lähedal uuesti kasvatama oma jaoks asju ja tuleb see mosaiiksus tagasi. Ma ei oska öelda, jah, et see muidugi, see on üks teine probleem, mis on olnud, on lämmastikväetise või üleüldiselt toitainete rikkus meie maastikes. Mul oli üks et isegi need vähesed säilinud kohad, mis on võib-olla sellest suurte põldude vahel või linnaalade vahel säilinud, et need on, ütleme, Euroopa mastaabis tugevalt nii-öelda toitainestunud või üleväetatud. Kas te teadsite näiteks, et Hollandis on õhusaaste, lämmastiku sadenemine õhust on sama suur kui meil lämmastikväetiste kasutamine põllul, umbes 100 kilogrammi hektari peale aastas. et need on nagu müstilised numbrid ja kui me pluss nad panevad siis veel 300 see tähendab, et nad ei peagi siis ise väetama. Nad ikka väetavad, jah. Ikka väetavad. Ei, tõenäoliselt on
jah, see on hea küsimus, nad ilmselt selle sama pideva põllumajandusliku tegevuse tõttu õhku satuv jah. Jah, näiteks tolm ja võib-olla tõesti, et see, mis põllud, see on hea küsimus. Jah, aga no ja ütleme, see lämmastik ja toitainelisus ei ole nagu see, mida liigid täna, meie pärandkoosluste liigid tahavad, üldse mitte. Et siin on näiteks seesama joonis siin üleval, on farmid, siin on farmid, kuhu pannakse esimene tulp on, kui pannakse vähem kui kilogrammi väetist hektari peale aastas ja liikide arv, mis nendes farmides või nendes taludes on kokku loetud taimeliikide arv ja farmid, kuhu pannakse rohkem kui 200 kilogrammi lämmastikväetisi, et see viibki otsese kaoni elurikkuses just seesama liigne toitainete rohkus või toitainete rohkus. Et see on nagu, et neid ohtusid on rohkem veel, mitte ainult elupaikade kadu, vaid ka nende seni säilinud elupaikade eutrofeerumine on üsna oluline oht. Kusjuures me oleme isegi teinud Eestis siin selliseid uurimusi ja vaadanud Tallinna lähedal olevaid loopealseid ja vaadanud, et mis on seal juhtunud viimase 100 aastaga, et millised liigid on nagu kadunud. Ja nad on ka nagu eutrofeerunud, nad ei ole isegi nii kinni kasvanud, vaid nad on väga lopsakaks muutunud, kas neid on otse väetatud näiteks nõukogude ajal või nad ei ole nagu sellised loopealsed nagu Saaremaal on, vaid nad on nagu sellised lopsakumad. Kui me vaatame vanu pilte, siis nad on ikkagi sellised nagu Saaremaa loopealsed, eks ole, vanast olid Tallinna ümbruse loopealsed ka. Ja kui me vaatame, mis liigid sealt on kadunud, siis sealt on just kadunud sellised liigid, mis eelistavad toitaine vaesed piirkondi või muldasid ja juurde on tulnud need liigid, mis on sellised lopsakad, tahavad lämmastikku rohket, tahavad kasvada toitainete rikastes kohtades ja neid liike on vähem kui neid toitainete vaeseid kohti eelistavaid liike ja nii see elurikkuse kadu vaikselt nagu toimub. Selles mõttes vihmamets on ju ka justkui iseenesest väga toitainet, et ta väga kiiresti väga palju toitainet pakub ja võib-olla selles mõttes ka ta surubki teatud liigid tahaplaanile, kuna see skeem on nagu... See on nüüd natuke selles jälle keerulisem, et kui meil siin Euroopas on selliseid liike, mis tahavad toitaine vaeseid kooslusi elupaikasid palju, siis see tõenäoliselt on tingitud sellest, et meie liikidele need jääaja refuugiumid paiknesid toitaine vaestes piirkondades ja et üldiselt need pärandkooslused, mida palju oli, et need olid üsna ära kurnatud muldadega, siis troopikas on tegelikult vastupidi, et seal on rohkem liike selliseid, mis eelistavad väga toitaine rikkaid kooslusi. Nii et seal on pigem vastupidi, et kui nagu nad vaesuvad, need mullad vaesuvad, siis neil on nagu vähem liike. Et see on nüüd üks selline asi, mis on just makroökoloogilise uurimuse tulemusena selgunud, et üks sama protsess, et ütleme sama muster, mida me näeme siin, ei kehti tegelikult troopikas, vaid seal on hoopis vastupidi. Aga võib-olla on auditooriumil ka veel küsimusi, et meil varsti hakkab aeg ka otsa saama, aga teema, see on niivõrd paljude seostega teema, et siin ilmselt kui ühte liini pidi hakkad edasi minema, siis tulevad jälle uued huvitavad küsimused. Aga võib-olla on endal, jah, palun. Kuidas taimikute teelis siis ikkagi suhtutakse sellesse, et selliseid paiku nagu Raislikud, teie pargid, mingid literaalmaad käsitleda või kas pakuvad asenduselupaika nendele pärandkoosluse liikidele või on näiteks välja tuua mingeid liigirühmad, kellele ei paku või kellele paku? Jah, pakuvad küll, et see natukene on küsimus selles, et jällegi, et mis on need keskkonnatingimused, eks ole, et me siin näiteks Eesti tööde puhul, mis me Eestis oleme teinud ja tegelikult üle Euroopa,
et kõige suuremas ohus on just need liigid, mis tõesti tahavad selliseid toitainevaeseid kohti, aga kuna need raiesmikud ja sageli pargid ja teeservad on just nagu ka sellised lopsakamad, et siis just nende liikide osas, kui me taimeliikidest räägime, on nagu ütleme seda elupaikade vähesust nagu tunda. Küll aga näiteks on tehtud, Rootsis on tehtud uurimusi, kus ikkagi näidatud aeg, kui sa annad piisavalt aega, näiteks majandad seda parki või majandad seda teeserva, sobivalt niidad näiteks iga aasta ja annad piisavalt aega, et siis ikkagi aastakümnete jooksul tuleb vaikselt, muudkui kumuleerub sinna neid liike kokku ja tasapisi hakkavad nad sarnanema. Näiteks on söötispõldusid uuritud niimoodi, et kui ikkagi on mõni pärandkooslus lähedal, siis tasapisi see söötispõld võtab kõigepealt sellised tavalisemad liigid ja siis aegapidi hakkab tulema ka selliseid haruldasemaid liike sinna. Et nad pakuvad küll sellist, aga kõik see võtab aega, et pärandkoosluste elurikkus on kujunenud tõesti aastatuhandete jooksul, et mõni aastasadade jooksul, et see vaikselt niimoodi tasapisi ja miskid nii kiiresti ei käi, et nende refuugiumid või nende alternatiivsete elupaikade puhul ka, et seda tuleb arvestada. Kas see oleks vaja rohkem seda teadvustada ja nende elupaikade majandajatele nagu teada anda, näiteks kes niidavad neid metsasiite või näiteks neid aluseid, neid liinialuseid, eks ole? Jah. Kuidas nagu täpselt majandada või näiteks, et mitte kasutada herbitsiide teie äärtest. Ma mõtlen nende Virumaa metsateede peale, kus on toota see vaegivi pillustik puhjast sinna võiks kujuneda mingi loopealse liikide elupaiku seda hästi majandada. Vähe vaja muuta seda, või võib-olla üldse vaja muuta, aga kas on midagi sellist? Ja seda peab kindlasti teadvustama, et mis samamoodi näiteks hüljatud karjäärid, eks ole, meil on tehtud üks töö, kus me leidsime, et nad ongi väga head loopealse liikide alternatiivsed kasvukohad, aga sageli lihtsalt hüljatud karjäärid, seadus näeb ette, et need peaks justkui rekultiveerima või tooma sinna mingit mulda peale või siis laskma, kui nad on põhjaveest allpool, nad tasevad selle vett täis ja kujunevadki vett täis. Et tegelikult oleks hea just mitte midagi teha, et jätta see sama poepind, mis sinna sellest karjäärist on jäänud, võib-olla tasandada servasid ja on väga hea alternatiivne elupaik. Et selles osas ma pean tunnistama, et ma arvan, et meil endalgi on nagu mõningad tegemata tööd just selle teadvustamise osas, et kuidas nagu, aga kindlasti on selliseid ökotehnoloogilisi lahendusi, mida saaks parandada. Näiteks, eks ole, need samad liigid, kellest ma siin rääkisin, eks ole, kelle elupaigad on kõik kadumas üle Euroopa, kes veel vaevu hoiavad nagu hammastega kinni oma elust, et näiteks Eesti teeservad võiksid olla sellised, tehakse uus teesuur, eks ole, et need teeservad võikski luua nendeks kasvukohtadeks nendele kaduvatele niiduliikidele, mitte tingimata istutada sinna mingeid põõsaid kuskilt aiandist, eks ole, et selliseid asju saaks. Tootu kraavimäärus. Kraaviseru ka, kasvu. See tegelikult natukene haakub ühe küsimusega, mida ma tahtsin küsida, et kas meil on tänapäeval mingid, tänapäevaseid inimesega seotud kooslusi või kohti, mida me võiks tuleviku jaoks samuti nagu pärandkooslustena säilitada, nagu me räägime puisniitudest. Aga nagu tuligi siit välja, et võib-olla need maanteääred või karjäärid, vanad karjäärid, sest karjäärid on väga põnev koht. Mingi 3-4 aasta jooksul on vähemasti 2 uut sihttiivalise liiki näiteks karjääridest leitud. Just. Nii et ilmselt neid elupaiku on, mida võib-olla tasub mõelda. On ja selle kohta on lausa ökoloogiline teooria on, et neid kutsutakse uudseteks elupaikadeks, et uudsed elupaigad on sellised elupaigad, mida muidu ei oleks, kui inimene ei möllaks seal. Et näiteks meil Eestis on suurepärased näited on näiteks Tuhamäed, eks ole, kuhu kujunevad kooslused, mida enne ei ole kunagi olnudki
ajaloos. Sellist substraatigi pole olnud. Asfaltiservad, bituumeniga segatud asjad, isegi sellised, et sinna see kompott, mis sinna kujuneb, on täitsa eriskummaline, eks ole, et ja nii mõnelegi seni sellisele liigile, kes oma elupaika on kaotamas, võivad nad olla väga oluliseks alternatiiviks. Kas me neid oskame ära tunda, nüüd see on nagu iseasi, et mida me tulevikku saame pärandada. Tuhamägi kui pärandkooslus kõlab küll kummaliselt, aga võib-olla niimoodi see lähebki. Nojah, et meil ei ole seda ettenägemisvõimet võib-olla hetkel, et kas on veel küsimusi või mõtteid kellelgi endal pärandkooslus, mida tahaks säilitada? Aga kui... Ma käisin kursusel õpetamine ja õppimine kõrgkoolis ja seal on, et minut aega peab ootama, kui küsid inimesed küsimuse. Ja siis minuti peale hakkab inimestel tekkima tunne, et aga olgu peale, et kui juba siuke piinlik vaikus siin nagu hakkab tekkima, et olgu peale, ma küsin oma küsimuse ära. Aga keskeltläbi oodatakse 3,4 sekundit. Kas me teeme selle minuti ära siis? Ei, kui teil on miskit küsida, siis... Aga muidu meil on, ma unustasin siia panna, aga kui te tunnete huvi, mis me oma töörühmas teeme, et siis botaanika osakonna veebilehelt saab ka meie töörühma veebilehele, kuhu me paneme siis uudiseid üles nendest uurimustest, mida me oleme teinud. Et meil on seal tõesti nii väga globaalseid uurimusi tuleb aeg-ajalt, kui ka siis selliseid, mina rohkem siis vaatan niimoodi maastikuskaalas ja pärandkooslusi. Et olete teretulnud külastama või meid Twitteris jälgima.